Nii, tere! Täna räägime Terraformist. See on tööriist, ja see pole liialdus, laseb sul ehitada terveid andmekeskuseid lihtsalt paari tekstireaga. Lähme kohe asja kallale ja vaatame, kuidas see maagia siis tegelikult toimib. Okei, sa oled ilmselt tuttav tööriistadega, mis aitavad tarkvara paigaldada ja seadistada serverites, mis on juba olemas. Aga kas sa oled mõelnud, kes ehitab selle maja, kus need serverid üldse elavad? Kus need serverid ise, need võrgud ja andmebaasid üldse tulevad? Ja see küsimus viib meid otse tänase jutu põhilise analogiina. Kujuta ette, et Ansible on nagu sisekujundaja. Sa annad talle valmis maja ehk siis serveri ja tema paneb sinna mööbli paika. Installib Nginxi, seadistab andmebaasi ja nii edasi. Aga Terraform, tema on ehitaja. Tema töö on see maja ise nullist püsti panna, täpselt sinu jooniste järgi. Et aru saada, kuidas see ehitaja siis päriselt toimetab, peame korraks kapoodi alla piiluma. Terraformis süda koosneb tegelikult 3 väga olulisest osast, mis töötavad käsikäes, et sinu koodijuppides saaks reaalne, käega katsutav infrastruktuur. Esimene ja keskne osa on Terraform Core ehk tuum. See ongi see Terraform käsk, mida sa oma terminali tipid. Tema töö on sinu kirjutatud koodi lugeda ja sellest tegevuskava kokku panna. Aga siin on konks. Tuum ise ei tea tegelikult mitte midagi spetsiifiliselt AWS-ist, Azure'ist või Google Cloud'ist. Üldse mitte midagi. Kuidas ta siis nendega rääkida oskab? Vot siin tulevadki mängu providerid. Mõtle nendes kui tõlkides või spetsialistidest. Kui Terraformi tuum näeb su koodis, et sa tahad luua näiteks AWS-i serverid, kutsab ta appi AWS-i provideri. See on plugin, mis teab täpselt, kuidas AWS-i API-ga rääkida, et see server ka päriselt loodud saaks. Iga platvormi jooks, olgu see siis Google, GitHub või isegi Domino's Pizza, on olemas oma provider. Ja siis on 3. komponent ja see on vaieldamatult kõige kriitilisem osa terves süsteemis. See on olekufail ehk state. See on Terraformi mälu. See on tegelikult lihtne JSON-fail, mis peab täpselt arvet absoluutselt kõige üle, mis Terraform on sinu jaoks ehitanud. Iga serveri ID, iga andmebaasi aadress, kõik on seal kirjas. Ja miks see mälu siis nii elutähtis on? No mõtle korraks. Ilma selleta ehitaks Terraform iga kord, kui sa koodi käivitad kõik asjad uuesti. Tulemuseks oleks lõputu hulk duplikaate. Olekufail on see, mis seob sinu koodirea selle päris serveriga kuskil pilves. Ja just seetõttu on ülioluline meeles pidada. Kuna see fail võib sisaldada paroole ja salaseid võtmeid, ei tohi seda mitte kunagi, mitte iialgi Giti panna. Okei, nüüd jõuame Terraformi filosoofia südamesse. Erinevalt paljudest teistest tööriistadest, mis on imperatiivsed, on Terraform deklaratiivne. Mida see sõnapaar tähendab? See tähendab seda, et sa ei kirjelda samme, kuidas midagi teha. Sa kirjeldad, milline peab olema lõpptulemus. See on nagu ehitajale juhist andmine. Imperatiivne lähenemine oleks tal öelda, võta haamer, võta nael, löö esimene nael seina, löö teine nael seina ja nii edasi. Deklaratiivne lähenemine on lihtsalt öelda, ma tahan, et selle seina lõppseisund oleks 5 naela. Sa deklareerid oma soovi. Terraform ise mõtleb välja, kuidas täpselt selleni jõuda. Ja selle lähenemise tööeline ilu tuleb välja siis, kui sa hakkad asju muutma. Oletame, et sa muudad oma imperatiivses koodis tsükli pikkuse 5-lt 3-le. Tööriist teeb täpselt seda, mida kästetakse. Loob 3 faili. Aga mis saab nendest 2 failist, mis varem loodi? Mitte midagi. Need jäävad sinna vedelema ja tekitavad segadust. Aga siin ongi deklaratiivse lähenemise geniaalsus. Kui sa muudad Terraformis counti 5-lt 3-le, siis Terraform vaatab oma olekufaili ja näeb, et tegelikult on olemas 5 faili. Siis vaatab ta sinu koodi ja näeb, et soovitud lõppseisus on neid 3. Ja ta arvutab ise välja kõige otsama tee selleni. Ta peab 2 üleliigset faili lihtsalt ära hävitama. Ta teeb ise ka koristustöö sinu eest ära. See kõik võib tunduda natuke keeruline, aga tegelikult taandub igapäevane töö Terraformiga väga lihtsale, lollikindlale ja korratavale rutiinile. See koosnub põhimõtteliselt 4 käsust. Vaata, kõik algab alati käsuga init, mis laeb alla need vajalikud tõlkijad. Järgmisena tuleb plan. See on nagu kuiv trenn. See näitab sulle täpselt, mida Terraform teha kavatseb. Kui plan sobib, siis käivitada apply, mis selle plaaniga päriselt ellu viib. Ja kui sa enam midagi vaja, pühib destroy laua puhtaks. Ja ma ei saa seda piisavalt rõhutada. Terraform plan on sinu parim süber ja sinu kõige olulisem käsk. See on sinu turvavõrk ootamatuste ja kulukate vigade vastu.
Vaata see plaan alati hoolikalt üle, enne kui sa apply nuppu vajutad. Aga kuidas me siis seda oma maja joonist kirja paneme? Millises keeles me Terraformiga räägime? Selleks on spetsiaalne keel nimega HCL ehk HashiCorp Configuration Language. HCL-is on tegelikult vaid mõned põhilised ehituskivid, kõige tähtsam on resource, see ongi see asi, mida sa luua tahad, olgu see server, fail või mis iganes. Variable teeb su koodi paindlikuks ja korduvkasutatavaks. Output on kasulik, et näha pärast ehitamist näiteks loodud serveri IP-aadressi ja provider ütleb Terraformile, millist tõlkijat kasutada. Nii, teeme kiire kokkuvõtte. Mis on need kõige olulisemad asjad, mida meeles pidada? Esiteks, Terraform on ehitaja, mitte sisekujundaja. Teiseks, tema mälu on ülikriitiline olekufail. Kolmandaks, tema filosoofia on deklaratiivne. Sina kirjeldad lõpptulemust. Ja neljandaks, sinu töövoog on alati turvaline ja ettearvatav. Init, plan ja apply. Ja ma jätan su lõpetusega ühe mõttega. Kui kogu sinu keeruline infrastruktuur, iga server, iga võrk, iga tulemüüri reegel mahub ühte tekstifaili, mida sa saad hallata täpselt nagu tavalist koodi, kuidas see muudab seda, kuidas me mõtleme testimisest, versioonihaldusest ja koostööst? See ongi infrastruktuuri kui koodi tegelik revolutsioon.